Eiffeli torn Pariisis ja Empire State Building New Yorgis võtsid kunagi hinge kinni oma kõrguse ja uudsusega. Tänased kõrghooned erinevad neist klassikalistest rajatistest aga suuresti seetõttu, et meenutavad kohati lausa teadusprojekte. Mis on suurem jagu muutnud, on kõik see tehnoloogia. Elektri, tähendab valgustus, uued lambid, mis on palju efektiivsemad ja eredamad. Siis muidugi see terve mehaaniline värk ja see on see asi suurem jagu, on just see ehitustehnika, tähendab, et see systems, HVAC, heating, ventilating, air conditioning, need asjad on rohkem muutunud. Ja ka nõuded, tähendab tellija või rentnikute nõuded on ikkagi suuremad avarad pindalad, kus nad saavad planeerida, nendel ei ole seinad, talad, postid, värgid ees, mis vanasti me tegime 9-meetrised ruudud struktuuriline tööd, see töötas parkimisplatsiga, see töötas kõige asjaga, oli odav, sa said betoonist valada, aga nüüd on teistmoodi nõud, et kõik tahavad rohkem pindalat, nad tahavad niimoodi, et sul sellest liftiblokist aknani ei ole ühtegi posti, et kõik oleks avar. Üks nende uute nõudmiste ja põhimõtete järgi kerkinud maja sai Toronto kesklinnas valmis 2009. aasta suvel. 43-kordne Royal Bank of Canada keskus on tähelepanuväärne selle poolest, et talle anti keskkonnasäästliku hoone kuldstaatus. Majas tarbitakse poole vähem energiat kui paljudes sarnastes tornides. Projekteerimisel ja ehitustöödel mõeldi pidevalt hoones tööle hakkavate inimeste tervisele ja keskkonnasõbralike lahenduste leidmisele. RBC Centris, mis me teeme niisuguse asju, mis on minu meelest kasulikud, me korjame kõik vihmavesi. Ja eriti meil on suur katus seal ühel osal, kus on karvaline katus. Me korjame vihmavesi ja siis kasutame seda allpool, tähendab esimestel 10 korrusel, et WC-si täita niisuguse asja teha. Ja RBC's me tegime see sustainability asi nagu lahti käivad aknad ja valgus riiuli shells, mis kogu aeg päiksega liiguvad üles alla ja kaardina, mis tulevad üles alla. Kõik see siin sarnaneb pisut ulme filmidekoratsioonidele. Ometi on kõik reaalsus. Selleks on vaja vaid teadmisi, oskusi ja muidugi raha. One of the big features the RBC Center has is the solar operated light shelf and motorized blinds. So what we try to do with these polycarbonate shells are called light shelves, and the idea is that they take the sun rays and they try and deflect it as far into the inside of the floor as possible, trying to get as much natural daylight in as deep as we can on the floor. What we have on the roof of the building are two sensors that detect sunlight. We also then have a computer program that tracks the sun's positioning in the sky during all times of the day and for the 4 seasons. And it also takes into account the influences of the neighboring buildings on the RBC Center. So what we do is we measure and track whether it's direct sunlight coming into the building, whether it's shadow from a neighboring building, or whether it's reflected light coming off of a neighboring building. And so what the shades will do in the light shelf, they will adjust automatically to take into account the influences of these different buildings. Right, so what we have is, it's called underfloor air distribution. So we have raised access floor, and under the floor is cooled, conditioned air. And it's pressurized, and we have floor diffusers where the cool air comes out. Around the outside of the floor, we have hot water pipes, which is used for heating. And so everything's all tied back to the building control system. One of the features of these little round diffusers is that it allows the tenants the chance to better control the environment within their immediate workspace. Kõrghoonete juures püütakse kasutada ka teisi looduslikke võimalusi. Näiteks Torontos kasutatakse edukalt linna ääres olevat Ontario järve konditsioneeri soojusvahetina. Kesklinna pilvelõhkujate kuum vesi juhitakse toru kaudu järve külma vette, jahutatakse ja pumbatakse siis tagasi ehitistesse. Nii pole vaja kasutada lisaenergiat vee jahutamiseks suvel. Alates eelmisest aastast on Torontos seadus, mis sätestab, et uusehitistel peavad siin olema rohelised katused. Teisisõnu tähendab see, et katustel peab tõepoolest olema muruplats. Miks see roheline katus on oluline? Kas ta on oluline või mitte, aga keegi on leidnud, et
üks asi on esteetiline, teine asi ta võtab kõik need suured katuselahmakad, mis on kas betoonist või kivist või midagi, mis kuumendavad, päikse käes ajavad soojust uuesti ülesse. Teine asi, ta jahutab seda katust, kuna sul on kogu aeg kaste ja roheline aine peal ja siis ta puhastab õhku. Roheline katus on see, et sul on elav taimestik katuse peal ja neid on paar sorti. On üks, mis on niisugune madal kiht, kus katus ainult peab teatud raskust, nii et siis sul on võib-olla nii kuuetollised, mis on 12 sentimeetrit võib-olla, mis on niisugune kasv ja see peab kasvama talve läbi muidugi siin. Või siis on üks teine, kus sul on umbes mis on kolmandik meeter, 60 umbes 60 sentimeetrit, 2 jalga mulda, siis sa saad juba panna kõrgemad, saad isegi väiksed puud ja niisugused asjad panna. Ja see on niimoodi, et siis see terve katus on kaetud mingisuguse kasvava ainega ja sa saad tekitada mustert sellega, sa saad teha värvi sellega, sa saad teha tekstuuri sellega. Nii ta on, nii et Toronto on omale niisugused kõik katuste peal uute ehitustel on määranud seda. See muidugi ei olnud määrus siin, aga keegi leidis, et Raekoja, kui linnavalitsus teeb seadused, Raekoja peaks olema nagu näidisprojekt. Nii et maja katustele rajatakse omamoodi nagu ökopargid? Ökopark, jah, see on õige terminoloogia. Pilvelõhked katus on teine asi, üks asi keegi ei näe. Need katused on täis igasugused elektroonikat ja värki ja külmutustormsi. Ja teine asi, tuul on seal nii suur, et see vintsutab kõik ära. Ma ei usu, et midagi on. Aga kõik need madalamad poodimid ja võib-olla 10, 12, 14 korrused ehitused. Siin on üks kondominium, kus mu poeg elab. See katus on ilusasti haljastatud ja tal on muidugi seal on kasutatav ka nagu barbecued ja värgid, aga see on niisugune 12-korrusene ehitus, nii et see on väga mõjukas minu jaoks. Siit linnavalitsuse katuselt avaneb ka ilus vaade teie oma pilvelõhkujatele. Näidake, millised on teie majad siin panoraamis? Noh, kui vaatad, kohe näeb seda TD-torni seal, see oli, kus me olime, see BC Place. Siin on vana Simpsoni torn, mis ehitati umbes 65. aastal ja siis see valge torn, see Bank of Montreal BMO-torn, see oli esimene pilvelõhkuja, mille peal mina töötasin 72. aastal ja te näete, et seal on tellingud üleval ja terve see marmor, valge marmor, mida omanik sundis meid kasutama ja mina noore arhitektina ütlesin, et ei ole õige materjal. Nad kasutasid niikuinii Carrara marmorist, nüüd on üle $100 miljon ja pandakse kõik see marmor võetakse ära, kuna väga palju on hakanud maha kukkuma ja asetakse kõik klaasiga, suurt klaasi paneelidega. Nii et 40 aastat hiljem saite teie oma õiguse? Jah, jäi peale, jah. Ma saan ütelda, I told you so, eks ju. Ja just. Ja siis muidugi seal taga, kus me lähme ka, need tumedad tornid, need on need Toronto Dominion tornid ja selle üle oli suur poleemika, kuna nad olid esimesed kõrghooned Torontos. Kõik oli vana arhitektuur, Romanesque, Victorian arhitektuur ja siis tulid 2 musta kasti nagu puusärki sinna. Ja küsiti Mies van der Rohe käest, et miks must ja ta ütles, et no must on üks Nobel värv, aga kõik teavad, must ei ole värv, ta on lihtsalt tühimik. Aga minu meelest, mida rohkem, neid on nüüd 5 tükki seal ja mida rohkem on teisi ehitusi, kõik nagu Rosoljet ümberringi ehitatud, see must kompleks on tõesti, näeb nagu üks kompleks välja ja kõik teavad, et Toronto Dominion Center, nii et see on nagu me ütleme haaki keeles center ice, nagu keskjää on see koht.